Tervist teile kõigile! Vabandust, et pidite natukene ootama. Loodetavasti tunnete ennast mugavalt. Meil käis siin eile väikene pauk ja saime neid vilju tunda alles täna. Ja siis alustuseks üks väike lugu rääkida, millest siis meie see teema räägib. Panen natukene sündemaks ka, see on sünde lugu. Ükskord elas üks mees, kes elas ainult ükskord. Esmakordne juhus. See mees elas ükskord sellepärast, et see vanasõna 9 korda mõõda, ükskord lõika läks tema puhul mitmekordselt tõlkes kaduma. Tegi mõlemad 0,5. Ei olnud kõige targem, tema muidu on. Ta ei olnud kõige targem seda näost näha tavaliselt. Ja üldse, et ta liigutused ei ole koordineeritud. Aga ta on väga kiire tegutseja ja talle meeldib alati leiutada mingeid asju, aga ta on tohutult kiire. Keegi ei suuda teda kunagi takistada, kinni hoida. Üks päev ta käis metsas, leidis suure raua hunniku, ta ei teadnud, mis on. Aga ühte ta teadis. Sellest saab ju ilgelt vägeva laualambi. Ja kui ta koju läks ja seda uurima asus, nii nagu need mehed teevad neid asju, et 0,5 mehed. Juhtus niimoodi. Nüüd võib, jah? Juhtus niimoodi, et kõik panevad oma kõrvalt kinni. Ja teist korda see mees enam ei elanud. Ja siis... Veel kord ütlen, et tervist teile kõigile. Olete jõudnud teadusteatrisse, kus see siis on? Kus me võtame elust enesest igasuguseid katseid ja siis teeme need siin läbi ja alati loodetavasti tuleb kõik ilusti välja. Inimestel kogu aeg tekib selline suur küsimärk otsa ette ka siin teatrisse ja siis me kaotame need hästi kiiresti ära. Sest siin koha peal seletame need asjad ära. Kõik, mis te siin näete kodus järgi teha, ei tohi 1 kilo mida ei saanud. Kõik on ohutu. Kõik, mis te näete, kui siin lähebki midagi põlema, siis pole ohtu. Me oleme saanud väga palju koolitusi ja igasuguseid õppeid läbi teinud, et me suudame väga kiiresti joosta. Peale esimest 10 minutit, ma arvan, et te teate tulest sama palju kui meie juba, nii et kui me jooksma hakkame, siis oskate teie kutsutama tulla. Ja huumori pooleks nii palju, et Päästeamet rahastas meid. Seda saate siis selle vältel naerda ja meenutada. See 0,5 minu vasakul on Kaarel, minu nimi on Jorven, aga räägiks siis võib-olla sellest tulest natuke lähemalt, mõtleme selle ABC läbi. Esimene omadus kindlasti, mis tulele eriti näidib ja samas ka kõige kasulikum on temperatuur. Saunas on umbes 100 kraadi vist, jah? Aga palju võiks olla ühe leegi temperatuur, näiteks kui tuletikk põleb, palju see temperatuur seal otsas võiks olla? 50, väga hea. 50, väga hea pakkumine, saunas on 100 kraadi. Seegi pakum üle. Oks on 500! 500 ja 6. 500 esimest korda, 500 teist korda, 500 kolmandat korda, 500 läheb lukku. Ja ärge muretsege valesti vastata, me kedagi lolliks ei tee, ainult pärast ja oma ette. 500 on täiesti vale vastus, tegelikult on siis 600 kuni 800 kraadi. Aga väga lähedale, see on hea pakkumine. Edasi veel minnes, siis päikese peal on 3 miljonit kraadi ja on ka palju kuumemaid kohti. Näiteks Ameerika Ühendriikides saavutati 3 miljardit kraadi eksperimendi käigus. Ja kõik sõid väga hea päevituse. Nii, aga tulevad erinevad omadused, eks. Üheks on kindlasti kuju. Ja värvlus. Mis kujuga leek on muidu? Näidake kätega, mis kujuga leek on? On tal korralik kuju, siuke? See on nagu see India kõhutäitse kuju. Enam-vähem selline see ongi, aga meie saame näidata natuke teistsugust kuju. Selleks on meil siis siin selline vinüülplaadi mängija, kus on peal 80-ndate Eesti kuumad hitid.
kui me nüüd neid vähekene kuumemaks teeme ja pöörlema paneme, mis te arvate, mis juhtub? Lendab õhku? Ei. Midagi ei juhtu. Väga hea, seda on hea teada, et siis kõik on tänu õhule see leegikoju, ehk siis kaalutu olekus, kus gravitatsiooni ei ole, see õhk ülespoole ei lähe, on leek ümmargune. Aga nüüd, kui me paneme siia väikese prügikasti juurde, mis siis käitub nagu pesumasina tsentrifuug ja ajab selle õhu laiali, siis tekib üks väga huvitav efekt. Kodus järgi teha ei tohi, kui teil ongi plaadimängija ja prügikast. Järgmise asjana räägiks natukene värvusest ka. Meil on siin kaks ainet, üks neist on strontsiumnitraat, mis teeb leegi niisuguseks mõnusaks punaseks. Kumbki neist ainetest ise ei põle, lihtsalt annavad leegile värvuse. Ja järgmine aine on üks metall, võite ära arvata, mis metall tohiks olla. Seda leidub väga palju elektrijuhtmetes. Vass, väga õige. Ehk siis, kui näete kedagi Harry Potteri kombel rohelist lõket tegemas, ei tasu Voldemorti karta, tõenäoliselt on tegu asotsiaalidega, kes põletavad juhtmispuuseks. See saab hea tinta. Aga kuidagi väike probleem on selle plaadimängijaga, et kui oled illuke, kui oled väike ja hädine ja selline, no pole hullu. Ehitsime suurema. Ärge muretsege, kui teil siin kuum hakkab, siis on halvasti. Ja siis näidata teile, miks see tornaado siis ka ohtlik on, mitte et see väga ohtlik kohe hakkab. Aga natuke suuremates mõõtmetes. On meil siis kuskil 10 sentimeetrit. Kes on poolt, et me saame selle leegi üle Jorveni pea? Nii. Ja nüüd on korras. Oh, või tuled ka ära lõhka. Väga uhke väike. Aga proovime. Kiiremini! 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 Aga näha, see leek kerkib väga kõrgel üles üle minu pea. Kiiremini! Ja kõrvalt see temperatuur on ikkagi väga kuum. Tunnete, see temperatuur jääb samaks, sest leek on kordi suurem. Kiiremini! Ühesõnaga väga vägev asi, aga kodus seda teha ei tohi. No aitäh. Nii. Tuleomadustest. Väga hea.